tohiks enne sündi lapsi tappa, eks abordist räägime. Et nüüd ongi küsimus, et kuidapidi me siis nagu vabadust mõtestame, et ühelt poolt võib mõtestada vabadust sellisel viisil, et jah, võimalus tappa enda lapsi on vabaduse ilming, et selle peab olema riiklikult tagatud, seda piirata ei tohi, kui seda hakatakse piirama, siis meil on tegemist, eks ole, liberaalse ühiskonna ideaalist taandumisega. Aga minu meelest see on täielik absurd, et vaba ühiskond on ikkagi see, kus tuleb kaitsta inimeste elementaarseid õigusi ja ei ole elementaarsemat õigust kui õigus elule. Et see on ka minu meelest väga tõsine küsimus meie ühiskonna kohta, et mis ühiskond meil üldse selline oleme. Räägib, me oleme õudselt humaanne ja arenenud ja pimedusest välja tulnud. Ometi me oleme selline, kes oma enda hedonistliku ja mugava eluviisi võimaldamiseks oleme seadustanud ühiskonna kõige nõrgemate liikmete tahtliku tapmise, massilise rahastamise seda valitsuse tasandileks. Et see ei ole minu meelest mitte kuidagi mingisugune vaba ja humaanse ja inimõigusi austava ühiskonna tunnus, et reaalsus. Ja ma ütlen, siin ilmneb ka tohutu silmakirjalikkuseks. Palju meil Covidis eelmine aasta suri 201 inimest. Aborti tehti üle 3000 korral, kui ma õigesti mäletan, eelmisel aastal. Proportsiooni vahe on meeletu, et ühest me teeme nagu tohutu elevandi, sellest sääsest teeme elevandi ja samal ajal elevandi taandame nagu sääseks. Ma nüüd kasutan